Ühe korragin lähen ilma sinuta trenni ja mind kutsuti kohvile. Saab. Hommikusöök. Minu ei hopsti, meil on jõudnud reedekene siin kätte ja ma käisin just trennis, tegelikult hakkasime koos trenni minema, aga kuna autol meil parkimisandurid jupsivad siin viimasel ajal või nad lihtsalt ei saa nagu aru, nad ei reageeri ja siis juhtus nii, et just Ken sai minna siis viima auto nii-öelda vaatusele, et mis värk on. Nii et ma käisin üksinda trennis ja mis mul trennis juhtus? Ühe korragin lähen ilma sinuta trenni ja mind kutsuti kohvile. Päriselt ka. Mind kutsuti, üks mees, kes see, mis ütleb sulle oli, üks mees jutustas minuga. Ja mõtlesin, et miks mitte, Miks ma ei võiks minna? Sa räägid mulle praegu. Mis küll kohvile? Ta nagu tahtis trennist ja spordist muga rääkida ja siis ma mõtlesin, miks mitte. Sa joo kohvi päeval? Ja küsis, kas peapäev sobis, mõtlesin, miks... Mida sa räägid? Mis paska sa oled? Okei, ma ei räägi. Aga ei, ma ei valeta päriselt, kutsuti mind kohvile. Aga üks välismaalane. Üks väga tore, ma ikka välismaalastele lähen. Okei, tegelikult ma arvan, lihtsalt eestlased ei ole piisavalt julged vaata, et tulla rääkima, aga välismaalased. Tule tagasi koos olema. Särnu! Mis kuradi kohvile siin võrd? Ei, tegelikult väga tore. Mis tore? Ma olen midagi varem ka seal ühe korra rääkinud. Mida sa oled käinud? Mida sa räägid? Ma olen juba teidil käinud ja ei ole, ma olen ühe korra rääkinud, ühe korra tulnud varem ka muga rääkima, küsinud, mis trenni ma teen, ma nii intensiivselt seal möllen. Mis trenni ei näe, mis trenni teed, mis küsimus see on? Et milleks ma treenin, et miks ma nii nagu intensiivselt treenin? Tegel oma asjadega. Ühesõnaga, ei, ma ütlesin talle viisakalt ära, aga iseenesest väga viisakas ja selles mõttes nagu tore noormees oli Hispaaniast. Aga jah, nii et ei, ma ei lähe taga välja, aga lihtsalt vaata, mis kohe juhtub, kui jätad mu ripakile, on ju. Ripakile? Autoga tegeleb siis, Ei, sina tegele, ma käin trennis deitidele. Mulle sobib see. Okei, kus ma ikka lähen? Ma ei lähe, ma ütlesin talle, et no. Ma jääks autoga sulle. Tuleb järele mulle, mis su kell, mis pööd? Millega tuleb? No? Linnaliiniga tuleb järele sulle. Mida sa räägid, ta oli väga viisakas. Okei, ühesõnaga, aga need lood nüüd ühel pool. Viisakas jälle. Ja ikka, järgmine kord. Okei, ühesõnaga, aga mis veel, mis mu plaanis on? Tegelikult nädalavahetus on tööine, homme Luminescence, ülehomme Karini butiik. Täna õhtul on vaja kindlasti monteerida veel päris hulga asju ära. Paar videot. Ja ega muud ei olegi siuke, tahaks öelda, et chill, aga tegelikult on jah videod ja monteerimised. Ja jah, eks me vaatame, jagame teiega vast nädalavahetusel ka, mis me siin toimetame. Jah! Peseme need suusasaapad ka siin ära, siis on nagu, need on seisnud reaalselt meil nädal aega, siis on nagu päriselt talvehooajaga. See tee või? Siis on päriselt talvehooajaga nagu kõik. Kraanikauss võib-olla ei ole selleks tegelikult kõige parem variant. Ma endomi sain väga mugavalt siin teha, mul on nii väiksed saapad, tennisaapad on nii suured. Aga saame hakkama ja saame need ilusti puhtaks ära ja kappi peitu panna kuni vähemalt järgmise talveni. Mina hakkan puudu olevaid liiste paigaldama siin ja siin on üks. Oled rahul või? See on nii kohutav, et istudes ei saa paigaldada. Näed su näost seda hämmingut ja segadust ja tühjust su peas. Ühtegi täisnurka pole ja ma ei tea. Aga Ken tõi mulle lilli, vaadake, nii nunnu. Diivani pealt on varem parem, kui sa läheb. Vaadata siin.
siin mul on päris hea zoom siin telefonil, see on... Pane see külgu 5 peale ja siis on okei. See on lape. Kell on 8 õhtul. Tahtsin jooksma tulla. Astusin uksest välja ja mis ma näen? Vihma sajab. Vihma sajab. Nüüd mul on 2 valikut. Kas ma lähen jooksma või tagasi tuppa? Hea küll, vihmaga jooksma siis. Siin on vist näha ka korralikult kallab. Pole hullu. Hei hopsti vlogikene. Eelmine nädal meil kahjuks ei tulnud osa välja, sest et me lihtsalt reaalselt ei filminud väga oma tegemisi ja ega midagi super cool'i ei toimunud ka, nii et me mõtlesime, et mis seal ikka, jätame ühe nädalakese lihtsalt vahele. Aga nüüd see nädal me mõtlesime, et me näitame teile, kuna me on ju valmistume siin poolmaratoniks ja ka Hyroxi võistlusteks, et siis me näitame, mida me terve nädala jooksul sööme, mis me endale umbes prepime, ühesõnaga, mis me sööme ja kuidas me treenime, kuidas meie trennid jagunevad ja näitame sellist natuke ettevalmistust siis. Ja praegu on tegelikult, meil on alles pühapäeva õhtu, igal juhul me hakkame tegema endale siis prepikesi valmis. Tavaliselt jah, teeme nagu alati mitmeks toidukorraks ette ja siin ongi põhimõtteliselt kana. Ja Ken teeb siis kana ja riisi ja maisi ja ubadega endale prepid. Ja mina teen siis selle delikatess-sakkliha ja riisi ja šampinjonidega. Ja siis kui on toidukorra aeg, siis tegelikult läheb sinna veits mingisugust värsket kraamiga kõrvale. Aga seda näitame hiljem. Täna õpetan teile väikse triki, kuidas riisipakke avada. Kuidas mina nüüd avan. Mina teen alati siis koti riisiga, sest võib-olla ma saaks hakkama selle tavalise riisiga, ma ei ole kunagi teinud. Aga koti riis on väga lihtne minu jaoks. Aga kui sa võtad siit potist, ta on kuuma ja kuidas mina siis teen? Laks võtan noa, võtan siit kinni, teen ta kuivaks. Panen siia, laks nuga läbi. Alt väiksest nurgast kinni ja buum. Ongi väga valutult kott pakk riisi täis lahti. Nii lähevad teised ka. 3 korda. Siin on siis näitan see kana, mais ja oad chili kastmes ja siis läheb riisi juurde. Ja minul on siis väga igav hetkel see, siin on ainult veisehakliha, või see veiseseakliha, riis ja šampinjonid. Ja mina siis tõstan taldrikule ja siis ma tavaliselt panen mingi peeti maisi ja kodujuustu ja kuskist värsket kraami kõrvale. Minul läheb siis, see hunnik läheb 5-ks, Pelitil läheb 4-ks. Ai, mul läheb ka 5-ks praegu. Jep. Ühesõnaga. Nüüd sa juba teed meelega. Ühesõnaga. Need on mõlemal 5 toidukorraks mure murtud ja need tulevad siis enamus vast lõunateks ja võib-olla paar õhtuseks ka. Eks näis. Võib-olla aega läks? Oi, ma ei tea, 20 mintsa. Ei läinud 20 mintsa. On pool tundi. Läks pool või? Ma ei tea. Igatahes, Midagi sellist. Selle asemel, et iga õhtu pool tundi süüa teha 1 toidukorraks saab 10 toidukorda teha sama ajaga ära. Jah, 4 kätte on ka vaja muidugi. Tegelikult ei ole seal nende jaoks ei ole vaja. Aga jah. Ja selline näebki välja meie külmkapp siin nädala alguses. Seal on värske kraam, munad, mingi ketšup, veel liha ja karbid, maisitoad, kurk, kodujuustu, kohupiima. Ja jep, nii mõnus on vaadata. Saab nädalaga alustada. Let's go! Käes on esmaspäev, kell on 8:28 oli ja ma lõpetasin just oma jooksu. Ehk siis mul on jooksupäevad, esmaspäev, kolmapäev, laupäev. Ja täna siis esimene jooksuke tehtud, tänane jooks oli niimoodi, et 2 kilomeetrit rahulikult, siis 2 kilomeetrit tempoga, siis oli seal väike puhkus 2 minutit ja siis oli lõpus 1,5 kilomeetrit siuke mahatulek, ehk siis jooksu kokku 5,5 kiltse. Ja päris mõnus, ausalt öeldes. Tegelikult ma ausalt ütlen, siis mul natuke nõlg, kergelt tegi lõpus valu, aga loodame, et ei ole midagi hullu. Ja läheb üle ja on kõik hästi. Aga mõnus algus esmaspäeval tehtud. Siin on siis igapäevane toidulisandite hunnik.
siin on need Remag magneesium, vitamiin C, Remait, need on kõik siia kokku pandud, vesi peale ja seda ma joon siis päeva peale. Siis siin on D-vitamiin, B ja omega 3. Siin on mul tegelikult üks mingi juustekünte vitamiin ka, aga see oli viimane, sellega mul nüüd kõik. Ja siis on siin Shroomwelli, Cordyceps ja lõvilakk, ehk siis vastupidavuse, energia ja fookuse jaoks ja kreatiin. Ja need on asjad, mida ma siis võtan iga hommik, võtangi põhimõtteliselt ära, aga peale söömist. Ja seda joon päeva peale. Ja see on minu hommikusöögikene, siin on mul puder, kus on täistera kiirkaera helbed, kodujuust ja sulatatud juust, kõik potis siis kokku segatud, keedetud ja siis sool ja pealvõi ja seal on kohvipiimaga ja see on olnud mul siis juba mingi nüüd 2 kuud äkki iga hommik. No nii, minu lõuna siis kanariis, kood, mais ja kodust ja kutsud. Minu lõuna siis mööduvad enamasti keset põrandat kuskil poolikus korteris. Ja see on minu lõunasöögike, nagu ma eile näitasin, siin on see hakkliha, riis ja šampinjonid, juurde peet, marineeritud kurk, kodujuust ja mais. Headisu! No nii, kõigepealt tuleb ilusti soojaks teha, selle kuulub meil siin ka rullimine, meil on seal Ken ka rullib. Nii et ja kõigepealt mõnusalt soojaks. Hästi, lõpuni. Ja kott. Hästi, niimoodi tulegi. Tule lõpuni ära. Hästi. Võid püsti ka tulla kasti peal võib-olla. Tegelikult ma ei tea ka, vaata ise. Talla peale. Ja läheb sangpommidega jooks. Või noh, kõnd. Et sangpommid siis käes. Hoiab päris mõnusalt tegelikult nagu pulsil ei lase alla väga tulla. Ja nüüd mina. No nii, trenn läbi, nagu nägite, täna meil oli siuke ala, kehapäev. Lisaks siis mul ka hommikusel jooksule ja nüüd on meil õhtusöögi aeg. Ma näitan, mis me sööme. Mul on tegelikult põhimõtteliselt sama, mis lõunasöök, ainult et siin on nüüd praegu pabrikas juures ja sul on tegelikult ka vist sama, mis lõunasöök oli, on ja? Ja jah,
täpselt sama või? Vist ei olegi muud. Kurki ja tomatit ei olnud lõuna ajal. Okei, no jah, ühesõnaga jah, see on peale trenni meil söög, issand, kui palju me sööme. Ja tisu. No nii, lõpuks on see pakk kohal. Kuu aega ootasin. See ei tulnud Hiinast, see tuli Leedust. Ja see on vist kõige kallim pakk, mis ma kunagi tellinud olen. Mis seal on? Ai. Mis mul siin olla küll või? Ma tõmba nüüd. Suke pilt. Suke haige, nii peenike. MacBook Air. Saab äkki paremini monteerida. Eelmine arvuti hakkas niimoodi üle kuumenema kogu aeg ja nii aeglane, nii vana. Ja lõpuks läks mingi paar päeva tagasi ka laadija katki. Ja see oli nii õige. See kukkus ülest ära pooleks. Aga siin ta on. Osules ma enda arvast tellin sukest värvi. Mis värvi tellisid siis? Minu arvast mingi hallikas. See on sinine ju. Mis värv see on? Natukene on sinakas, aga ilus on küll. Tee lahti ka siis. Aitu kui õhuke on siis. Ära maha pilla. On peenem ka, aga sul oli enne kõir või? Oli ikka vist jah. Päris ilus teine. Jõle peenike tõesti. On ja tundub väga peenike. Aga no äge. Hakkame monteerima. Hakkame uudistama. Davai. Suva. Hello. Hello you too. My MacBook Air. Vaadake nüüd, ma olen mingi 6 aega künnist ilma lihtsalt, sest et ta nina pidi oma uues MacBook Airis. Ta on mul praegu hispaania keeles. Küll. Tuleb. No nii, hops, häb.
käes teisipäev. Me lõpetasime just trenni. Täna meil trennis oli siis selline ülakehapäev, jõupäev pigem. Tegime mingit õlga, piitsa, ülakeha ühesõnaga. Ja täna rohkem trenni mõttes ei olnudki midagi. Mina tegin päeval ka ühe sellise mobility, flexibility, ta pigem oli ikkagi mobility treening, siuke 15-minutiline, YouTube'is panin käima, väga mõnsa, mul on endiselt ilusti harjumus see, et vähemalt 2 korda nädalas teha selline treenikene läbi, kuigi me tegime tegelikult trennis ka alguses päris kenasti rullisime, tegime mingid nagu siuksed, tõesti mõnusad soojaks ka. 15 minti soojaks. Ja 17 mintsa isegi jah, tegime sooja. Ja nüüd lähme käime poest läbi, sest ma tahan tortilla põhjal pitsasid teha, ma juba eile tahtsin, aga... Pitsasid? Või pitsat nii-öelda. Kappi? Ei. Pitsat päriselt tahta? Tortilla põhjal pitsat tahtsin, jah. Suke. Ütlesin ju, ühesõnaga. Seda teha ja siis meil on täna meil on FitLabi ja Priit Meigeriga koos üks seminar, avalik seminar, kui see video muidugi välja läheb, siis olete juba selle nii-öelda maha maganud, aga on tulemas siuke kindlasti väga äge seminar veel ka õhtul ja muud ei olegi. Mul oli plaanis küll teha seda tortilla põhjal pitsat, millest ma rääkisin just, aga kuna ajasurve ikkagi tuli peale, nii et läheb ikkagi seesama prep, jällegi tegelikult ülihea, näed, et on prepid kappi valmis tehtud, ehk siis praegu kiire aeg, tähendas ikkagi seda, et ma saan süüa oma korraliku ilusti õhtusöögi ära, mitte ma ei pea mingeid kiiremaid, ma ei tea, võib-olla kehvemaid valikuid hakkama tegema. Nii et läheb sama hea tisu, siin on muidugi massaažkan ka ilusti on ju. Laua peal mul näha. No nii, tere hommikust, käes on kolmapäeva hommik. Nagu ikka, mul on ees siin pudruke, kohvike, minu vitamiinid need siis on siin vitamiinikesed. Kusjuures, mida iganes, ma avastasin, et ma ütlesin siin, et mul said need juusteraha küüne vitamiinid otsa, aga mul oli üks pakk veel, nii et yes, nüüd on need ka olemas. Ja hakkab hommikuga pihta. See on siis minu hommikusöök 99% hommikutest. 75 grammi kaarahelbeid, 10 grammi võid ja peotäis marju, kohvi ja tavaliselt on siuke 0,5 kuni 0,75 liitrit vett ka ära. See on 1,5 liitrit. Davai, let's go! Hello, meil on käes kolmapäev. Ja nüüd on kell juba, ma ei tea, 1 paiku, midagi sellist natuke peale vist ühesõnaga. Mina käisin just jooksmas, täna on siis selle nädala teine jooksupäev. Jooksin 4 kiltsa oli ette nähtud ja siuke täitsa mõnus jooks oli üldiselt. Aga mul on ikka, ma ei oska valida endale reaalselt jooksuriideid, sest mul hakkab alati lõpuks palav. Kuigi alguses ma täna läksin ka välja, vaatasin, et päris jahe on ju, et sai vist jumala okeid riided, sest alguses oli külm ja siis hakkab ikka nii kiiresti palav ja lõpus ma jõuan koju ikka, ma olen üle nigine. Selles mõttes ongi normaalne on ju, et ma joostes hakka nigistama, aga lihtsalt kuidagi juba liiga varases jooksufaasis ma tunnen, et ma olen juba nii lihtsalt ebamugav on haudud seest, vaata. Ehk siis, ma ei tea, ma pean, mitte et see oleks mingi suur probleem, tegelikult on suht savi kokku võttes, aga jah, ma ikkagi kogu aeg ülehindan või alahindan siis ilma või mul kogu aeg tundub, et on vist liiga külm, kuigi tegelikult hakkab päris soe. Igal juhul, ma sõin enne kui ma jooksma läksin, siis ma sõin ühe batoonikese. Mul on paber veel siin alles, selline vanilli crunchy bambuse proteiinibatoon, päris okei batoon. Ma tegelikult kindlasti igapäevaselt batoone ei söö, kindlasti neid ei soovita igapäevaselt otseselt süüa ka. Aga kuna ma kuidagi tänased päevaplaan on niimoodi, et hommikusöögi sõin ära ja siis juba jäi päris mitu tundi enne, kui ma siis jooksma läksin. Ja siis ma tundsin kuidagi, et okei, mul oleks mingit ampsukest enne vaja ja siis ma sõin selle batooni ära.
et mul õnneks mõned igaks juhuks alati kapis on olemas, sest et vanaema varustab mind nendega. Nii et jah, vahepeal on nagu hea kiire haarata. Ja nüüd siis ongi ju jooksus tagasi, tuleb korralik söök. Ja ei midagi uut. Ikka seesama riisaklihaga peet, kodujuust mais ja marineeritud kurk. Ja ma nüüd täna õhtul siis päriselt proovin lõpuks teha ka seda tortilla pitsat, mida ma tahtsin teha juba tegelikult mitu päeva. Ja jah, prepid said täna otsa ka, ehk siis niikuinii peabki tegema ka õhtul midagi muud ja mingid prepid tegema kindlasti ette valmis ka. Vot, ja selline ongi täna, jõusallipäeva ei tule, ehk siis täiesti ülejäänud päev põhimõtteliselt ongi siis trenni vaba. Ma hakkan siin tööasju tegema, meil on tulemas aprillis FitLabis üks äge väljakutse jälle, mida me oleme paar korda enne ka teinud, mis on nagu väga ägedasti läinud. Nii et ma hakkan selle väljakutse jaoks siis looma igasugu materjale ja sisu ja ühesõnaga seda ette valmistama. Nii et kes siin on FitLabikad või mitte FitLabikad, see ei pea olema üldse FitLabikas, ühesõnaga üldse inimene, kes võib-olla oleks huvitatud siuksest ägedast väljakutsest enne suve, siin endale veel tervislikud harjumused saama külge mõnusalt, siis varsti jagan ka täpsemat infot siis selle kohta. Vot, ja ega muud ei ole ka, täna õhtul ma lähen veel endosfääri tegema Liselle juurde Slim Studiosse. Tema siis seal teeb, nii et saab natuke tead mõnusalt seal oma lümfiringed käima või? Ühesõnaga ja lihaseid natuke lõdvestada ja mudida ja siuke mõnus. Täna mingit lihastrenni otseselt ei ole, et saab pigem siis natuke siukseid taastavaid tegevusi teha. Vot, pai, ma hakkan sööma. No nii, kolmapäeva õhtune jooksai purki. Oli plaan teha siuke lõõgastav liigestele jalgadele, siuke mõnus taastav jooks. Sest esmaspäevast oli nii olus veel. Jalad. Esimest 2 kilti olidki väga rahulikud, hästi öösörgiga. Ja siis läks jalad soojaks ja väga mõnus hakkas. Ja panin suht tempo peale. Ja kokku tuli mingi 9 kilti. 9,5. Kella käe peal ei olnud, aga siuke 50 minti. Ikka korralik temp sai lõpus. Viimased 5 kilti jälle ikka korralik andmine. Jee, siin on lõpuks mu tortilla pitsa, millest ma olen siin rääkinud. Ma panin siia alla siis mitmevilja tortilla, ketšup, broileri hakkliha, marineeritud kurki, šampinjone, juustu ja rukolat. Muidu olegi siuke super lihtne ja paneme nüüd ahju. Ja siin on valmis produkt. Riivjuustuga ikka oleks ilmselt veits parem, mul on praegu lihtsalt juustu nagu viilukesed, aga noh, ma arvan, et maitseb ikka väga hea. Nii, teeme sellise esimese testi siin ka teiega koos. Cool. Okei, see väga norm. Ma kartsin, et äkki ma sain nagu seda marineeritud kurki liiga palju, aga tegelikult mulle täiega meeldib see siin. Juustu võib-olla võiks tegelikult olla tsipakene rohkem. Aga muidu mõtleme. Väga hea. Nii et jamu. Ebisu. Tuleme kokku.
Ahoi, täna on neljapäev. Nagu te just nägite, siis ma tegin ühe trennikese koos isaga siis paarisvõistlus Fitness Challenge'i pronksi formaadi siis paarisvõistluse läbi, mis ei olnud kohe üldse selle nädala treeningkavas. Ma üldse ei treeni enam Fitness Challenge'iks, on ju. Aga me käisime just ühel töökohtumisel ja siis peale seda mõtlesime, et okei, siis tuleme teeme koos trenni, kuigi mul tegelikult oli õhtune trenn plaanis koos Kenniga. Aga noh, ma mõtlesin, ma siis teen. Ja nüüd tegime paarisvõistluse läbi, aga ma tulen ikka teen pärast õhtul meie planeeritud trenni ka Kenniga ära, lihtsalt täna natuke topelttrenn siis. Ma ei tea, kuidas see mulle täpselt mõjub, loodame, et midagi väga hullu ei ole. Et ma ilusti jõuan ikka õhtul ka teha ja saan ilusti ka ära taastuda. Aga praeguseks siis nii. Ja jah, tegelikult oli mõnus vahetuseks teha Fitness Challenge'i harjutusi. Nii et tegelikult oli nagu väga mõnus treenikene, nii et mul on hea meel, et me tegin. Lihtsalt loodame, et ilusti õhtul on ka veel jõudu. Nii, ma tulin nüüd isa juurde, siin natukene toimetan ja siis veidi löön aega ka surnuks, kuni siis pärast Ken järele tuleb, uude trenni lähme, aga söön siin ka natukene seda moo pehmet kohupiima. See on juba veits segatud, ma läks meelest, aga ma panin siia sisse siis ka natuke seda FitLapi maasika moosi no banaanasega, natuke seemneid, pähkleid, paar tatlit. Ehk siis siuke täitsa asjalik toidukorrakene. Saada natuke siin vahepeal energiat ja kütust ja ühesõnaga. Yes. Mis viga on? Ei ole. Mõnus on see sõna. Ei ole. Mõnus. Ühesõnaga, rullime end soojaks ja täna teeme kardioruumi tõesti. Täna trein on siis 250 meetrit siin kiirkõnniga mäest ülesse, siis 250 meetrit seal, siis tagasi siia 250 meetrit ja siis siia 250 meetrit ja niimoodi paari viirusele. Läksime. No nii, me oleme kolmandal ringil siis lõpus, kolmanda ringi viimane harjutus ja siis tuleb üks ring veel. Nii, ma just lõpetasin oma ringi, harjutasin viimased 100 meetrit sarjamast. Ja läks tempo peale. Tuleb. Aga hea. No nii, viimane tõmba. Tubli. No nii, koht on peaaegu sama ja suutsin teise trenni ka ära teha. 4 tundi on umbes hiljem kell. Nii et täitsa kenasti suutsin teha. Õnneks oli üks pigem nagu siuke natuke, või praegune trenn siuke kardiosem. Nii et all good. Kuidas oli? Mõnus? Kas läheb uduseks? Läks. Oota, teeme rätikuga puhtaks. Nii. Ja järgmine õhtu ja ma pean siia panema. Ühesõnaga, siin on minu pitsakene, mis läks seekord natuke nüüd üle. Austus, ma näen siit päris pruuri, aga ei ole hullu, ma arvan. Ja Kenil see mööbliit on nii must räme. Ühesõnaga, Ken siis tegi uued prepid. Täpselt sama vist, mis enne. Enne oli kanaga, nüüd on see veise delikatessakliha ja mais ja oad ja riisike. Ja ma teen ka pärast tegelikult mõned prepid endale ka, aga enne söön õhtuks selle ära. Nii, käes on siis reedel lõuna.
hommikusöök oli pudruke nagu ikka. Ma ei tea, miks mu söögid ei kunagi nagu ahvatlevad välja, aga igal juhul siin on riis, kana ja šampinjonid. Suht sama prep, mis oli ka nädala alguses, aga lihtsalt siis oli on ju hakkliha, veisese hakkliha ja nüüd on siis kana. Ja söögiks ongi siis seesama. Koos kodujuustu, peidi ja maisiga mu toidud on nii igavad tegelikult, sorry. Aga on nagu on. Ja suu! Esimene pool nädalast oli siis kanariisiga. Teine pool nädalast on mul alati hakkliha. Viis, oad, mais. Jällegi, kuskil kartulis. Keset põrandat. Nemma. Nii, meil on käes pühapäev. Pudrukese aeg ja kergejõustikku vaatame. Kell on juba, 12 peaaegu vä. Magasime täna 9:40, vaatasime esimest korda kella, mingi nõksena 10 saimegi vist püsti. 11 tundi peaaegu. Aga korralikult ja sa jäid veel varem natuke magama siin diivanil ja siis voodisse. Igal juhul ja siis ärkasime, eks me läksime jooksma, mõlemad esimese hooga. Nii et laupäeva hommikune siuke mõnsa jooksutiirukene on endal tehtud. Ken jõudis varem, sõi juba ära ja siis nüüd mina söön siin ka hommikusööki ja vaatame kergejõustikku ja nii, kuna me lähme nüüd täna laupäeval trenni veel ka jõusaalis, siis ma tegin endale siukse, siin on siis kohu piimakreem lihtsalt ja siis see fitlopi ja no bananase maasikene. Nii, meie sõidame nüüd trenni. Täna on meil plaanis pigem siuke ülakeha. Natukene teeme ilmselt midagi alakehale ikkagi ka, aga pigem see oli natuke jõutrenn, mitte nii väga siukest kardut ja rahmimist. Yes. No nii, selle nädala on viimane trenn. Väike petserake. Ja let's go. Tõmba. Elus. No proovi. No. Ja peale trenni, vau, midagi täiesti uut. Okei, ühesõnaga jällegi mu prepikene ja tegelikult ongi täpselt sama, tõid paar kiirist tomatit juurde. Kui me koos ärkame, siis tavaliselt ongi reaalsus see, et ma tegin lihtsalt 2 potis süüa, 1 potis on puder mulle, 2 potis on Kennile, okei, see on juba tühjaks valatud, see on juba siin. Aga jah, siis ma majandan siin 2 pudru potiga. Nii, ja siin on meie valmis pudrud. Kenni pudru näeb ikka nii ilus välja. Ma tegin ikka nii ilusa pudru sulle. Jaa. Okei, peaaegu on. Ja kui ma panin siia vaata muusi, nii riistasin ka natukene. Ühesõnaga, minul on siuke nagu ikka klassikaline soolane pudruke. Nii et ilusad pühapäeva hommikut. No nii, täna on jälle nii mõnus ilmakene. Seega meie tulime peale hommikusööki jaluta. Teeme siin väikse tiirukese. Lähme toome ühe mu paki ära. Mul on mingi pakk tulnud, ma ei tea, mis pakk see on.
igal juhul väike surprise ka, nii et pärast saab ühe paki ka, aga nii kaua naudime ilma. Lihtsalt kui sinine taevas ja kui mõnus kevadetunne. Väga rahul. Väga rahul. Ühesõnaga, ma ütlesin, et mulle tuli üks pakikene ja ma ei teadnud, mis see on, aga see on... Jesus, ma ei jõudnud mahtu seda. Ühesõnaga, see on Shroomvelli pakk. Tule siia poole. Vaatame, mis Shroomvell mulle pani. Tegelikult enam-vähem arvan, tean, umbes. Sa oled tegema üllatunud nägu, sa ei tohi teada. No, ma ei hakka feikima. No. Et ma tegelikult enam-vähem võib-olla tean, aga... Ma avan siis niimoodi sinu poole selle. Siis on nagu... Nii. Okei, ma ei hakkagi imelikult sama. Wowtši. Detox. Nii palju! What the fuck? Mis asja? Oh my god, kas sa näed seda või? Mis seal on? Nagu... Kui äge! Lihtsalt need korditsepsi ja lõvilaka tinktuurid, vaata. Aga nii palju, oh my god, 1, 3, 4, ma sain mingi 4 tükki mõlemat või? Ma olen siukest energiat ja jõudu ja vastupidavust kohe täis. Ja ajutööd ja fookust ja keskendumist ja ma pean niimoodi tööd tegema ja trenni tegema. Mis see on? Need on Chaga seene detox. Vaata, meil olid muidu need immuunshotid. Mäletad, vaata immuunsüsteemi shotid. Siis see on nagu samast seenest tehtud, aga see on nagu detox. Aga see on lihtsalt suure pudelina. Et see on sama, mis olid need väiksed pakid, shotikesed. Aga see on lihtsalt nagu suure pudelina. Võtad väiksed kõmme. Ja siis see aitab jah... Detox siis keha puhastamisele nii-öelda kaasa, et organismi soolestikku kõike nagu siis puhastada. Wow, see on tõesti palju. Digestive, cleans the skin, toksiinid välja on ju kogu sellele. Ja ühesõnaga siuke kehapuhastusfunktsioon. Nii et Wowtši ja see on see, vaata, millega saab hästi magada. Seda meil on eelmist ka veel. See on suurem, jah? Ei, see on sama suur potsku. See on lihtsalt siuke karm. Nii et selle üle ma väga excited, seda ma tahaks proovida. Miks sa nii palju neid saatsid? No ma ei tea, no ju ma olen ikka nii kihkas. Ühesõnaga ei, üliäge, need lähevad täiega kõik kasutusse. Praegu seda on tarvis. Oletegi jõudnud vlogi lõppu. Uskomatult pikk tuli seekord. Aitäh, et vastu pidasite. Meil on siin pühapäeval veel plaanis Unibet Arenale minna, Roomet ja Juliet vaatama. Aga tahaks selle... Täna ostsime piletid mingi paar tundi tagasi, ma järsku nägin, et täna on viimane etendus ja ma lihtsalt olin mingi, ma tahan minna spontaanselt lihtsalt. Ma ütlesin Ken, lähme ja nüüd me lähme. Aga tahaks selle vlogi ikka enne üles panna, nii et sealt klippe sellesse vlogi ei tule. Aga aitäh, et lõpuni vaatasite, like, subscribe, teate küll mida teha. Jaa, tšau. Tšauka.